Saade Kultuuritehas on jõudnud Pärnusse, et tutvuda Pärnu kunsti ning kunstnikega. Ja ma seisan siinses kunstielus väga olulise hoone ees. See on Pärnu kunstnike maja, kus asuvad mitmete siin tegutsevate kunstnike ateljeed. Ja sinna ma lähengi, et rääkida nendega natuke pikemalt. Sinu näitus, hiljutine näitus Tallinnas Rotermanni prooviveskis Mäng hinge ja meelega. See oli tegelikult otsene tulem ühest pikast merereisist, ümber maailma reisis osalemisest. Jah, ma võtsin osa ühest suuremast sõidust, see oli 2007–2009 jahtlaeva Marta Vardal, kapten Illar Kukke juhtimisel. Mina sattusin sinna siis Lõuna-Aafrikas linnas nimega Durban ja minu sõit oli 7 viimast kuud, siis kuni Orjakuni. Et olles ise maalikunstnik, sa ei maalinud kõik need 7 kuud? Ei maalinud. Märkmeid tegid? Visandeid? Ma mõtlesin, vaatasin, kirjutasin mõtteid, ma ei joonista ja ei maali, või ma oma mõtteid ei visanda, aga ma kirjutan mingeid lausejuppe, väikseid mõtteid, et seda sai ikka tehtud. Et kas sa kasutad neid lausejuppe oma üsnagi silmatorkavates maali pealkirjades või need on rohkem selle maali ideega seotud? Tegelikult need pealkirjad tulevad küll hoopis hiljem, siis kui maal on täitsa valmis juba. Aga see idee on kuskil õhus ja ma selle sõnastuse leian nagu hiljem. Aga need mõtted ja need juhivad mind nagu siis maalimisel. Et nii ja naa. Mõni lause või mõte saab ka pealkirjaks pandud. Et mõned neist pealkirjadest, nagu näiteks minu isiklik lemmik, ma jätan sa koos lastega maha ja sa ei saa mitte sentigi. Need muudavad su maalid kohati üllatavalt ajakohasteks ja isegi nagu ühiskonnakriitilisteks. Nojah, eks nad niimoodi on, et ma otse niimoodi, kuidas sa sellist asja niimoodi otse maalid? et sel hetkel ma olin niisugune ühiskonnakriitilisem ja võib-olla niisugused natukene vaatajaga mäng ka, et võib-olla ma maalides isegi, mul on nii miljon mõtet peas ja võimalust, et mida kõike sellega võiks öelda, et need pealkirjad tihti on just nagu vaatajale ka selliseks võimaluseks nagu ennast proovile panna, et kuidas tema nagu selle maali ja pealkirja kokku viib, kas ta viib üldse või mis mõtted temal tekivad või et minu meelest ei pea üldse panema kõike nii täpselt, mida mina nagu konkreetselt mõtlen, et niisugust mänguruumi ka Et need uued maalid on mõnevõrra teistsugused kui see varasem looming. Kas sa arvad, et see on selle merereisi otsene mõju, see sunnitud paus maalimises 7 kuud, aga need tunduvad üsnagi teistmoodi? Ja, ma tunnen kindlasti teistmoodi nad on. Rahulikumad et ei, see on ikka otseselt sellest meresõidust või sellest rännakust, et seal niimoodi pikalt keset vett olla, siis ikka midagi peas ja hinges muutub, et seda on väga raske niimoodi otse sõnadega öelda, et mis asi see on, ma ei tea, mis asi see on. Aga ma saan aru, et midagi on teistmoodi ja see tunnetamine ja see, et mis asjad nagu tähtsad on või et mille üle nagu tasub pead vaevata ja
millega ei maksa nagu väga punnitada, et see kindlasti muutus. Ja see on kindlasti sellest sõidust ja just nagu merel olemisest. Ma ikkagi küsiks selle Pärnu nii-öelda Maali koolkonna kohta ka, et kui Tallinnas on juba aastaid olnud väga populaarne hüperrealism, fotode järgi maalimine, slaidiprojektsiooni abil tavaliselt, mis on arvatavasti Kunstiakadeemiasse tulnud ja Kaido Ole mõjul, siis Pärnus on ka päris palju figuratiivset maalikunsti, aga see on kuidagi teistsugune, foto kasutamine pole nii ilmne ning see mõnevõrra meenutab minu jaoks paari aastakümne tagust kunsti heas mõttes. Mina ei oska selle kohta suurt midagi öelda, et Pärnu on kuidagi niimoodi, Pärnus tegutsevad kunstnikud on kuidagi läinud minu meelest niisugust oma rada pidi, et võib-olla just tänu sellele, et nad on nii Tartust kui Tallinnast, ma ei tea, miks ta on eraldi ja siin see toimetamine käib kuidagi niisugust, ei teagi, mis rada pidi see käib, et see, ma ei oskagi seda nagu tõesti seletada, et ma ei tea, miks see figuratiivsus siin nagu. Pärnus on ka palju figuratiivset maalikunsti just, aga see on kuidagi teistmoodi, siin tundub olevat rohkem oma mütoloogiat, kunstnike mingite oma lugude jutustamist ja visuaalselt see mulle kohati tuletab meelde paari aastakümne tagust maalikunsti, 70-ndad näiteks Eesti kunstis isegi. Väga võimalik, aga jah, ei, see ütlesid ise nagu ilusti ära, et siin tõesti see iga kunstniku oma lugu on siin nagu tugevam. Et et nii palju ei jälgigi nagu üldse seda üldist suunda või mingeid kunsti erinevaid suundumusi või neid stiile. Et ilmselt miksivad nagu, ma arvan, et isegi mitte teadlikult, vaid lihtsalt just nagu jälgides pigem seda oma lugu rohkem kui mingit stiili. Et ma arvan, et sellest nagu, kas ta nüüd meenutab mingit aegade tagust kunsti, mina olen selles suhtes nagu üsna niisugune, et ma ei pea neid nagu eriti oluliseks nagu üldse jälgida, et tähtsam, et kui sa nagu maalid, kui sa mingid tehnikat valdad või katsetad ja mängid sellega, et seda oma lugu kätte saada, et siis et seda juba kirjeldavad ja sellega tegelevad kunstikriitikud ja muud tegelased, kes nagu sõnastavad seda kunsti. Ja sellise lähenemisega kunsti on kohati huvitavam jälgida, näiteks ühe kunstniku loomingu arenemise näol, et võib-olla see areng on nagu kuidagi loogilisem ja sujuvam, kui vaadata neid kunstnike näituse järel, et võib-olla vähem hüplik. Kindlasti, et see oma nende lugude jutustamine ja mingi, see paratamatult on nagu niisugune areng, isiku areng ja et kui sa nagu seda jälgid, siis niimoodi on ka neid kõiki olnud näitusi järjestades ja vaadates nagu mu meelest täiesti arusaadav see rännak või niimoodi omas mõttes. Et ma olen kõigilt Pärnu kunstnikelt seadet tehes, keda ma olen intervjueerinud, küsinud kindlasti ka selle aasta loominguliste plaanide kohta. Mina ei tee plaane, ma olen selline aeglane ja maalija, et ma nagu mõtlen pikka aega niimoodi peas ja käin ringi ja mul ei ole tähtis nagu see, et ma toodaks neid maale, et kui mul midagi niimoodi koguneb pähe ja mida nagu tasuks teha ja
mille kallal tööd teha, siis ma teen, aga noh, jah, praegu on küll pandud järgmiseks aastaks üks aeg jälle kinni, et siin tuleb sellega tegeleda nüüd, et see sai küll pandud ikka kindla teadmisega, et veel jäi sellest reisist mõnda nagu tegemata ja et ma tunnen, et ei ole veel nagu päris ammendunud see teema. Et toimetan vaikselt sellega edasi. Ma olen Andrus Joonas ateljees, kes on kahtlemata oluline Pärnus tegutsev kunstnik. Kuskil 7 aastat tagasi, aastal 2004, ma mäletan, et ma olin sinu kureeritud Pärnu kunstiaasta näituse avamisel. Sa olid just saanud Pärnu kunstiaasta preemia ja oma avakõnest sa teatasid, et ei ole mõtet tagasi ajada. Pärnu on kahtlemata praegu, see oli siis aastal 2004, Eesti moodsa kunsti keskus. No ma arvan, et sel ajal ta oligi Eesti moodsa kunstikeskus. Vähemalt me ise uskusime seda. Et kui ise usud, siis ongi. Aga mis tegi siis Pärnust Eesti moodsa kunstikeskuse? No, esiteks oli siin üliaktiivne kunstielu. Kõrgkool, aktiivselt töötas kõrgkool koos kõikide õppejõudude ja õpilastega ja rahvusvahelise eluga. Siis töötas siin Uue kunstimuuseum oli väga aktiivne, litograafia keskus oli. Intensiivselt hakkas see kõik siin juba arenema siis, kui ju tehti Pärnu Sütevaka kunstikolledž humanitaargümnaasiumi juures ja see oli väga ammu, see oli vist 94. Ja siis käis mingi 4-5 aastat, siis tuli Grata, ja siis tuli Akadeemia Grata. Et see oli ikka väga pikk aeg ja paljuski see baseerus ikkagi 2 asjale. Üks oli see kunstikolledž ja teine oli Uue kunstimuuseum, mis mõlemad tegutsesid väga aktiivselt ja intensiivselt ja võimsalt ja sellised Uue kunstimuuseum olid ka omal ajal hästi suured staarid toodi see kohale ja skandaalseid näitusi oli ja nii edasi. Ja Sütevaka koondas ikkagi algselt kohe enda sisse päris palju siukseid julgeid ja teistmoodi mõtlevaid noori üle Eesti, eriti palju just väikelinnadest ja maalt ja nii edasi, macho poweriga inimesi tuli hästi palju kokku, kes olid väga isikupärase reaalsustajuga. Jaak Visnap näiteks, Taave Tuutma näiteks, siis sama Janno Bergman, Villu Blink ja hästi palju veel teisi. Sorge oli kohe õppejõud alguses saadik, Reiu Tüür. Pärast oli Alba Aldrop, Sütevakasse ka juba. Tanel Saar oli õpilane ja nii edasi. Hästi, et põhimõtteliselt on see, kogu see seltskond on ju ikkagi algas sealt peale ja pärast lihtsalt ühe asja sulgemise või järgi hakkas siis intensiivselt pihta lihtsalt teine, et protsess jätkus. 94 hakkas see kool siin peale, seda ma ei mäleta, mis ajal Grata, siis Akadeemia Grata suleti. 2004-2005 oligi jah, selle ajal umbes jah. Ja siis veel selle järelmõjud olid siin veel pikalt, eks need enamus kunstnikkonda on sealt siia ikkagi jäänud ja seal välja kujunenud. Juba alguses saadik, et nad on paljud mööda maailma laiali jooksnud, aga enamus kunstnikke on sellest põlvkonnast pärit, kes siis alustas siin. Paljud tulid üldse mujalt, jäid siia elama ja nii edasi. Aga kuidas sa defineeriksid seda Pärnu kaasaegset kunsti või kui sa peaksid ütlema paar tutvustavat või muust Eesti kaasaegset kunstist eristavat sõna? Määratlust? Määratlus alati tahetakse muidu saada aru. Ta oli siuke väga iseseisev ja väga ettevõtlik. Just selle tõttu, et siin midagi ei saa öelda, et siin üldse midagi poleks olnud, eks siin ongi kunsti näidati juba esimese vabariigi ajal ja näitusi asju, aga siukest kohapealset paigal resideeruvat kunstnikkonda suuremat, kes aktiivselt tegutseks mitte ainult Pärnus, vaid ka Eestis ja välismaal ennem siin ei olnud tegelikult. Ja see uus kunst, mida siin siis tegema hakati minu meelest
ka üsnagi nagu paistis silma või eristus sellest tolleaegsest ja praegusaegsest Eesti kunstipildist? No see on sellega tingitud, et lihtsalt, et kultuuris ei alustada algusest peale, süütult positsioonilt. Ilma selleta, et ei oleks olemas hierarhilisi struktuure ja mingid väärtushinnanguid ja siis sai nagu lihtsalt alustada puhta lehena. Selliseid võimalusi on väga vähe, et alustad kuskilt tühja koha pealt kultuuri loomist. See on tegelikult harukordne võimalus. Siis läbid kõik need etapid. Kunstiajaloo etapid. Kunstiajaloo etapid, võimuvõitluse etapid, ühiskonna arengu etapid, kõik need nagu läbid. Et üks asi, mis iseloomustas Pärnu kaasaegset kunsti selle nii-öelda hiilgeajal ja sajandivahetuse paiku, milleeniumi vahetuse paiku, oli kindlasti see, et oldi mõnes mõttes isolatsioonis sellest, mis toimus Eestis. Eesti ülejäänud kunstimaailm ei olnud väga kursis, mida siin tehti ja samas suheldi aktiivselt välismaailmaga. Esiteks ju Pärnu geograafiline asukoht, et Euroopa on lähemal kui Tallinnast. Tallinnas on Soome lähedal, siin nagu Riia on lähedal ja sealt kaudu edasi maailma. Ja siis sealt paratamatult tekkis väga palju rahvusvahelisi suhteid. Eelkõige oligi see kunstielu oli pigem suunatud, isiklikult ka, et oli suunatud nagu võib-olla vahepeal oluliselt rohkem Läti ja Leedu poole või mujal Eesti poole, et nad on isegi paljudes kohtades näiteks üldse isegi Tartus näiteks. Nii see läks ja siis oli pigem rahvusvaheline kunstielu oli olulisem kui see, mis nagu toimus Eestis. Ja kaugelt rohkem kui need Läti ja Leedu, mida sa praegu mainisid? Jah, Saksamaa ja alguse perioodil olid põhisõit ja Soome muidugi oli ka sinnapoole. Grata ma olen praegu vist terve maailma läbi sõitnud. Ja lõpetuseks nagu illustreeriva näitena, et sina, Andrus Joonas, Pärnus tegutsev kunstnik, et mis on sinu plaanid aastaks 2012? Kus sa esined, millega, kus sa näitusi teed? Praegu suuremad plaanid on Pärnu Muutsa kunstinäitus tuleb mais. Sa oled kuraator? Kuraator ja võtan osa ka seasta. Praegu töid maalin. Ja siis tuleb Saksamaal tuleb suurem isikunäitus Stuttgartis. Ja siis on veel mõned plaanid, mis on praegu nagu ei ole veel kindlad. Kohe külastame Janno Bergmani ateljeed. Sina oled põhimõtteliselt selle kunstirühmituse ja hilisema kooli Non Grata nime välja mõelnud? Jah, võib küll öelda. Tegelikult on kogu selle süsteemi tekkimise loomis kahtlenud hästi palju inimesi, kes on väga palju panustanud energiat ja aega ja kõike. Ja ma arvan, et selles mõttes, et see võib-olla ei olegi nii tähtis, kui palju kes mida tegi ja nii. See suur osa selles ideoloogias oli selles ikkagi, et vastandud on nagu olemas olevale nagu Tallinna kesksele kunsti tseenile või et mitte nagu suhestuda otseselt nagu sellega või et kui siis suhestuda, siis pigem nagu pöördeliselt. Et sa olid alguses kunstitegevuse alguses väga-väga seotud Non Grataga. Siis sa läksid New Yorki Ilja Kopakovi assistendiks vist aastal 1999 ja tulid tagasi ja aastaid ei tegelenud üldse kunstiga, kuni sa alustasid uuesti sooloprojektidega paar aastat tagasi. Umbes nii see võib seda öelda. Kuigi tegelikult, kui ma tagasi tulin sealt Ameerikast, et siis ma tegelikult ikkagi tegin üht-teist, et see kunstplats ja Unabomber oli üks suurem projekt ja nii edasi. Unabomber kunstplats oli, nagu tagantjärgi võib öelda, esimene Eesti selline omaalgatuslik kunstiruum ja sellisena väga eksperimentaalne.
jah, võib küll nii öelda. No tollel hetkel ma ei, jah, praegu öeldakse selle kohta vist Artist Run Space. Kunstniku või kunstnike veetav galerii või kunstiruum, projektiruum. Et tollel ajahetkel ma sellisest mõistest ei teadnud midagi. Aga selle asja eesmärk oli ka tegelikult ütleme mäng siukse, kuidas ma ütlen, just siukse mitte ainult galerii formaadiga, vaid et just kunstiruumiga ja selles mõttes, et hästi palju näidata tegelikult seda või võimalikult palju näidata, ütleme seda kunstiköögi poolt või, et kuidas see kunst nagu sünnib. Et kui tavaline praktika oli tol ajal ikkagi see, et see väljund oli ju ütleme suhteliselt praegu, keda ta tihti palju muutunud ei ole, et mingi valge kuup, kuhu siis viimistletud tööd pandi ülesse ja siis alles rahvas vaatas seda, et selle keskkonna eesmärk oli rohkem, et näidata seda aktsiooni või, et ka seda poolt, et kuidas see töö valmib või kuidas ta sinna seina üldse saab või selles, kui oled kunstnik ja tegeled kunstiga, siis tegelikult vaata jäetakse hästi suurest väärtuslikust protsessist jäetakse ilma või, et ta näeb seda lõpptulemust seal seina peal ja üritab sellega kuidagi suhestuda, aga ütleme see kõige magusam tükk see protsess ise, mis minu kui kunstniku enda jaoks on see kõige magusam. Mitte see, et see pilt seal seina peal lõpuks ripub, aga ikkagi see protsess seal enne seda juba. Et see on alati kuidagi varjatud pool ja et just seda välja tuua ja kaasata ka publikut ennast nendesse protsessidesse. Aga kirjelda täpsemalt, et mida see projekt Unabomber kunstplatse siis endast hõlmas? No sisuliselt oli see üks avalik ruum vaatega tänavale ja tänavalt sisse. Võib öelda galerii? Võib öelda galerii, jah. Ja ütleme, siuke eksperimentaalne ruum, kus tehti pidevalt, oli mingi tegevus, kas oli siis mingi näituse tegevus või see oli siis kunstitegevus või mingid loengud või mida iganes, aga siuke, et see oli kõik siuke orgaaniline ja nähtav, et me seadsime seal ka mõningad eesmärgid, mõned täitsused, mõned mitte. Üritasime teha hästi palju näitusid näiteks seal ja need näitused ei olnud alati siukse pika ettevalmistusperioodiga, vaid oli ütleme siukseid, mis olid siuksed lööknäitused või et iga päev tehti uus näitus, millest iganes, see ei olnudki oluline ja Peeter Allik näiteks pidas meile 24-tunnise maaliloengu seal ja siis, mis nägi välja umbes niimoodi, et hommikul alustas reipalt pintsel käes ja inimestles oma maale seal ja rääkis maalikunstist, siis õhtupoole juba pidas loengut edasi magamiskotis ja nii edasi. Ja rahvas seal kõrval magama koos tema selle loenguga. See oligi mõeldud siuke projekti, seal ei olnud seda mõtet, et me nüüd paneme selle tööle ja siis seda arendame lõpmatuseni ja hoiame lahti, vaid pigem oligi esimesest hetkest võetud eesmärgiks teha siuke 3-kuune keskkond ja viia ta hästi intensiivseks selles mõttes, et
kui tihti need näitused või muud asjad vahetusid seal? Osad näitused olidki, iga päev oli uus näitus, et noh, ma ei kujuta ette, keskmiselt võis kõige pikem näitus võis kesta nagu nädal aega ja kõige lühem siis üks päev. Et see oli siis rohkem kui 10 aastat tagasi, et kui minna fast forward praegusesse hetke aastasse 2012, millega sa kunstnikuna praegu tegeled? Noh, hetkel on mul siin see Picasso Cool projekt, mida ma olen juba Eestis tegelikult korduvalt teostanud. Pärnus, Tallinnas, Paides. Siis on teda Venemaal eksponeeritud 2 kohas, Samara lähedal, Žirajevas kaasaegse kunstibiennaalil ja siis Uljanovskis ühel festivalil. Ja noh, see aasta tahaks viida Saksamaale. Noh, mitmesse kohta. Picasso Cool, nagu ma aru saan, on pseudoajaleht, kus on fabritseeritud müstifikatsioon, intervjuu Picassoga, kus on mingisuguseid müstilisi elemente ja kus need piirid, et mis osad sellest võivad olla siis nagu mingitest Picasso autentsetest usutlustest ning see, mis on, ütleme, maagiline realism, et see on väga segamini. Kas ma olen õieti aru saanud? Jah, see ongi siin segamini, aga sa võid ta kohta öelda pseudoajaleht, aga noh, tegelikult nagu, et mis asi see ajaleht on, et ajaleht ongi pseudo. Aga noh, tegelikult see formaat on valitud, tegelikult tegemist on muidugi kunstiteosega ja ütleme, see formaat on valitud väga teadlikult ja ütleme komponeeritud just nagu sellisesse formaati ja ma arvan, et see tol hetkel, kui mul see idee tekkis või kui ma sellega tegelema hakkasin, siis minu jaoks antud hetkel kunsti mõttes oli see ainus nagu siuke formaat, kus ma oleksin tahtnud ta näha või sellepärast, et see mingis mõttes kui selles ta nagu meediumina töötab ikkagi teistmoodi kui mingi maal või lihtsalt raamat või ma ei tea, foto või teatrietendus või selles mõttes ta loob nagu sellise teise vaatenurga, teise võimalusele nagu vaatajal läheneda sellele ideele. Kuigi tõenäoliselt ta töötaks teatrietendusena ka väga hästi või mingis muus formaadis, et lihtsalt mina valisin selle tee. Ja sa valisid Picasso, kuna Picasso on selline nagu üüberkunstnik 20. sajandi kunsti üks ikoone või on ta sulle isiklikult ka oluline? Picasso puhul on see, et ega keegi ei saa tast üle ega ümber, et ta on sukse totaalse kunstniku võrdkuju ja kui sa mõtled nagu selle peale, et võiks olla kuu pinna peal suhteliselt siuke tühi mõttetu pind, et seda võiks nagu rakendada näiteks kunsti eksponeerimiseks. Sa mõtled selle peale, et kes võiks olla siis see kunstnik, kes võiks seda seal teha, siis loomulikult aga palju valikuid üle jää, et see on Picasso. Ma olen Piret Bergmanni kunstniku nimega Pusa ateljees ning Pusa näol on tegemist väga
omanäolise Pärnu maalijaga. Et kui ma olen käinud kunstimessidel maailmas, siis ma olen märganud, et mingisugused trendid, eriti maalikunstis, korduvad ja korduvad. Et on tohutult palju sarnaseid kunstnikke ja pusa kohta ei saa seda kindlasti öelda, et eriti kellegagi sarnaneks. Et ma ei tea, ei ole otsinud mingisuguseid sarnasusi või samas ei saa ka öelda, et ma oleks nagu leidnud või neid mustreid on hästi palju ja on kindlasti hästi palju kunstnikke, kes neid mustreid ja samamoodi ka värve kasutavad, aga ma usun, et see teema on võib-olla midagi, et milles ma neid asju teen, et need ei ole lihtsalt maalid mustritest, et nad on ka jutustused või lood kui sellised, et iga see maaliseeria on mingi lugu ja üldiselt see on nagu järjelooks saanud juba. Ma arvan, et üks neljas aasta, 4. näitus või midagi sellist, et need on selline arengulugu pidev kuskil mingisugusel kummalisel maal võib-olla. Rääkides mustritest, et ma olen näinud Austraalias kohalikke aborigeenide töid, kes sõna otseses mõttes kahjuks toodavad valgete galeristide organiseerimisel tohutus koguseis maale, mis on kaetud mustritega, mis on sellised täpimustrid ning kus prevaleerivad maalähedased toonid, et beežid, pruunid, punased, valged, et kummalisel kombel, et see on üks väheseid asju maalikunstis kogu maailmas, mida ma olen näinud, mis natuke meenutab sinu loomingut. See on päris kummaline, et kui inimene tuleb näitusele ja räägib ja tunneb midagi ära, siis on üks asi, mida tuntakse ära, ongi need aborigeenide mustrid, samas tullakse jälle sisse ja öeldakse, et see on täielik siuke slaavi kultuuri nagu peegeldus või siis see on hoopis, et ühesõnaga, et on pakutud praktiliselt tervet maailma, kui niimoodi võtta. Aga mina olen märganud seda, et on mingisugused mustrid, mis tegelikult ju igas kultuuris ja nagu on samade tähendustega ja mida ka kasutatakse. Et minu jaoks oligi müstiline see, et kui ma olin neid mustreid juba mingi aeg maalinud, siis leidsin või sellise toreda raamatu nagu Kihnu roosi mustritest, sellise korraliku paksu ja leidsin sealt mingisuguseid kindakirjasid, mida ma kasutan, millel on umbes sarnased tähendused, nagu mina tunde järgi oma maalides kasutan ja samamoodi ma olen leidnud ka mingisuguseid teisi märke erinevatest kohtadest, aga see on just nagu tagantjärele tulnud teadmine, mitte see, et ma ei ole seda nagu teadlikult teinud või teadlikult maalin, et ma ikkagi maalin teadlikult seda, mis mul nagu, mis tuleb või oma enda mustrit. Et ma usun, et on mingisugused asjad, mis on nagu igal pool õhus, et tuleb lihtsalt kuidagi, et ma arvan, et igal inimesel on tegelikult need omad mustrid ja omad toonid, et kui lihtsalt see asi nagu välja maalida, et niimoodi. Et Eestis on Tõnis Vint uurinud neid rahvariide kirjasid, rahvariide mustreid ning ta on jõudnud järeldusele, et tegelikult need vanad autentsed rahvariide vööd, et see muster muutub kogu vöö pikkuses, et see ei ole selline kordus ja tema on sügavalt veendunud, nagu ma olen aru saanud, et seal on mingisugused peidetud sõnumid või mingisugune lugu, mida edasi antakse, et ka sinu maalides on nende mustrite taga tegelikult mingi lugu. On ja ma usun ka seda, et see nii on. Et on mingisugused lood, mille ma tegelikult oskan jutustada pärast mingit teatavat pärast mingit teatava maali valmimist või mingisugust maaliseeriat vaadates. Et seal on igasugused arengud ja kuhu midagi jõuavad ja mingisugustel detailidel on tekkinud ka kindlasti sellised suuremad tähendused või mingid mustriosad on jäänud pikemalt kestma. Et sinu maalidest on ilmunud ka tegelased nagu Pitsilind. Jaa, tema on siis nüüd selline taastootja või esimene nii-öelda nagu kehaga
tegelane, kes on tegelikult väga tugevalt ikkagi seotud nagu nende ülejäänud detailidega, et seda, kui elus ta on, et seda veel ma täpselt ei tea. Ennem seda olid maa-alused? Ja maa-alused olid kõige enam, aga maa-alused tegelikult ei olnud mitte kunagi nagu maali peal, et see on selline kihtide viisi nagu maailmade lahti seletamine oma peas võib-olla või. Et maa-alused on maa-alused, aga kindlasti on seal veel maailmasid ja veel maailmasid ja veel maailmasid, et selline lõputu võib-olla protsess, aga kunagi ei teada. Et pitsilind on nüüd kuskil seal vahel, kes aitab võib-olla tasakaalustada mingisuguste maailmade vahelisi suhteid või niimoodi. Et sa oled ka lasteraamatute kirjutaja ning illustreerija, et sa teed sellised autoriraamatuid lastele. Et kas su maalid muutusid nii kontrastseteks ja säravatoonilisteks seoses sellega võib-olla? Pigem on raamatud sellised kontrastsed ja võib-olla värvilised nagu seoses ikkagi maalimisega, sellepärast et need värvid ikkagi tulid enne raamatuid. Et lihtsalt see on minule hästi omane või et ma tunnen ennast värvidega nagu hästi, värvidega mängides. Et see lihtsalt on niimoodi praegu. Ma siin kõigi Pärnu kunstnike käest küsin, et kuidas on tegutseda kunstnikuna Pärnus, et kui palju sa suhtled Eesti ülejäänud kunstimaailmaga või tunned end mingi suhestuvana, kui palju sa suhtled välismaailmaga? Siin on nii-öelda omad head ja omad sellised võib-olla keerulisemad pooled, et kuidas võtta. Et iseenesest on Pärnus sellepärast väga hea olla, et siin on selline pisikene oma, kuidas öelda, selline kogukond või grupp inimesi, kes on väga tihedalt omavahel seotud, et vahest tekib selline tunne, et võib-olla isegi nagu liigagi tihedalt, et peaaegu et nagu perekond sellise suurusega. Ja samas on ju võimalik tegelikult iga kell istuda bussi peale ja sõita Tallinnasse või Tartusse või kuhu iganes. Sellel aastal on mul päris huvitav aasta tõenäoliselt tulemas. Et kui ma siin aasta lõpus mõtlesin, et tõmbaks natukene niimoodi tempo maha ja võtaks rahulikult selles suhtes, et neid asju sai ikka kole palju eelmine aasta. Et siis see aasta algas sellise toreda kutsega Rooma, kus mul on siis avatud näitus aprilli alguses ja sealt edasi on veel mitmeid toredaid projekte, millest ma veel ei tahakski väga rääkida, aga tundub, et see leba siis loksub paika nagu päris hästi toimib vahest, et vaatab, mis saab. Oma saatega Pärnu kunstist ja kunstnikest oleme jõudnud tagasi Tallinna, nimelt Linnagaleriisse, kus toimub Mari Kartau näituse avamine. See, kas mingis linnas on kunst, aktiivne kunstielu ja mingi areng, see sõltub sellest, kas seal linnas on kunstiharidus või ei ole. Ja Pärnus on selline asi tekkinud ikkagi tänu sellele, et seal on olnud üsna pikka aega mingisugunegi kunstiõppeasutus. Aga kuna seal praegu seda kunstiharidust enam ei ole, siis ma väga pikka tulevikku sellele idüllile ei ennustaks. Sa ise tulid Pärnusse ja oma kunstikriitiku ja kuraatori taustalt hakkasid seal ise kunstnikuks? Nojah, ma tulin sinna Akadeemia Gratasse tööle ja see oli midagi öelda ikkagi selline keskkond, mis väga soodustas kunsti tegemist, et see tundus nagu vältimatu.
no see on ikkagi inimestest kinni, kuna tegemist on sellise väikse linna, väikse kogukonnaga, et need konkreetsed inimesed, kes seal juba ees olid, nagu pidasid seda loomulikuks, et kõik tegelevad kunstiga, mitte ei pannud pahaks nagu enamuses kohtades ja nagu igati alati aidati ja loodi võimalusi ja nii ja naa ja igal pool on mingeid probleeme, aga seda võib nagu niimoodi tagantjärgi vaadates öelda, et see oli suhteliselt haruldane ikkagi selline keskkond seal ratasüsteemis. Mis kestis umbes mitu aastat? See on jälle kust maalt keegi lugema hakkab, et mina olin seal mingi 3-4 aastat veel. Et sa ise oled mõnes mõttes natuke nii-öelda brändinud ehk kaubamärgistanud seda nii-öelda Pärnu koolkonda, mida sa nimetad koolkonnaks, oled korraldanud selle alla koondatud kunstnike näituseid, seda kui nähtust propageerinud, paljudest kunstnikest kirjutanud, kureerinud. Kõik me, kes me seal oleme, saame tegelikult aru, et me peame ise selleks vaeva nägema, et see kunstikeskkond seal Pärnus säiliks. Ja eks siis igaüks teeb seda, mis ta oskas, et mina olen neid eelkirjeldatud asju osanud teha ja mõni teine oskab jälle mingeid muid asju ja teeb neid. Et seda säilitada puhtalt omakasupüüdlik ja eesmärk ise endale seda keskkonda. Kuidas sai sildist Edela-Eesti anarhism, Edela-Eesti koolkond ja sellest koolkond? Edela-Eesti anarhismi käis kunagi välja Eha Komissarov sihukese termini tähistades sellega peamiselt Pärnu, aga mõningalt määral ka vist Viljandi ja mingeid sihukseid metsikuid kunstinähtusi. Ja siis, kui tekkis nagu mõte teha see veebigalerii, siis oli sellele mingit nime vaja, siis sai talle esialgu nimeks pandud Edela-Eesti koolkond suurte otsingute tulemusena, aga osad ei olnud nagu sellega rahul ja kuna see ei ole mingi autoritaarne organisatsioon, vaid nii-öelda demokraatlik eesmärgi poolest vähemalt, et siis me jätsime selle koolkonna, et see on nagu neutraalne ja parasjagu segadust tekitav.